On mersuaeg. Vaata, Karlil nägu särab. Nägu peeretab peas. No nii. Haisu ei ole. Ei ole jah. Mis siin head siin laua peal on? Siin on üks kaua oodatud kaunikene või? Tundub nii. See on see flants lõpuks ometi. Ja, see tualetikaas siis on see, mis siin paneb siis selle siin peal ja selle siin rippumas paneb omavahel kokku. Sa võid siia poole tulla vist. Jah, ma tulen filmin siit poolt. Ma luban sul. Kuule, väga hea on meil see on jälle paika läinud, et ma filmin ja sa teed tööd. Nii, õiget pidi jah. Nii, kaua oodatud kaunikene ühendab need kaks tähtsat detaili. Oota, mis sälk see siin sees on? See nurga peal. See on starteri oma või? Jaa, aga see on liiga väike. Tegin vist natuke liiga väikse. Ahah. Nii, vaatame, mis veel võiks panna. Nii. No, oorates vastu ei lähe. Üsna täpne on, peaks mainima. Jah, ega siin eksimisruumi väga palju just ei ole. No, ma arvan, et see flexplate siin nagu laperdama ei hakka väga olla. Aga see sõna, see flexplate, see ei tähenda midagi või? Et on flexib see plate. Ta peaks vist teisipidi flexima, ma arvan, mitte nagu niipidi. Okei, no loodame. Käisin poes ka, ostsin, näed. Kas tugevdatud ikka või? Palju, ei, tavaliselt praegu. Tavalised või? Oota, 10.9 on need. Ei, tugevdatud ikka, näed. Need on okeid. Ja. Teised said vist 8.8, ma arvan. Okei. Ühesõnaga, siia lähevad M10-tega, siis ma ostsin selle kuradi õige puuri ka. Saab siia need pesad ette lasta nii, et need uppuvad siis ja flansi sisse ära ilusti. Mõistlik. Ja siis käekasti külge, ma võin proovida, kas ta käekasti külge läheb. Iseenesest. Kas me saame täna kokku panna või? Omavahel nüüd või? Jaa. Ja siis saame vaadata, et kuidas siis atribuutika siin ära mahub või? Järjekordselt. Kuule, aga sul on siin nii palju tööd teha, et äkki peaks hoopis kupee sinna vasakule lükkama või? Tõstuki peal teha või on sitam tõstuki peal just või? Ma ei tea, praegu vist ei ole tõstuki peale vaja minna veel. Aga eks mingi aeg kindlasti on. Ja need on 8.8, jah? Need on M12 siis. Bemmi kastil on... Ma sellepärast küsin, et ma olen õppinud kupee juures, et kõik poldid, mis ma olen 8.8 ostnud, siis ma olen läinud uuesti ostma ja olen ostnud tugevdatud poldid. Kuradi need 8.8 pead lähevad nii kiiresti perse, et korra keerad ja põhimõtteliselt ühekordsed poldid. Keerad kinni ja siis kui teinekord hakkad keerama, siis juba keerab üle. Loodan, mul siis nii kehvasti ei lähe. See kõige nõutum content meie kanalil praegu. Saaks ainult mersut, unustage see kuradi must kupee ära, see on niikuinii katki kogu aeg. Saaks seda mersu contenti. Kurat, miks ma nii pikad need assin? Jumal lammas, noh. Ühesõnaga, need lõik maha. Õnneks, hea, et need pehmemad said võetud siis. Ja no need on siin lihtsam lõigata, jah? Tundub, et peab see relak käima jääma. Tundub, et aud said vist ka täitsa nagu õigesse kohta praegu tundub. Esmamulje on siuke. Vaata, kas see oli sul täitsa ise tehtud või oli see joonis järgi, mis sa näiteks leidsid või? See on jah, keegi teine hea inimene oli ära teinud pooltööd. Ühesõnaga, tundub, et aug klapivad suht okeilt. Väga hea. Et lootust on, et saab asja käima. Aga nüüd on jälle see mõõtmine jälle. Ja. Ma arvan, et seda filmida vast ei ole mõtet. Ei ole, jah. Me juba eelmises videotes näha seda. Ükskord peale seda, kui me selle video ära tegime, siis ma õhtul hakkasin magama ja siis mul tuli pähe, mõtlesin, kurat, ma tegin vea ju tookord. Nii. Mõõtsime selle nihikuga ja ma mõõtsin selle joonlaua pealt. Nii. Et suht kindlalt, ma muidugi pean üle vaatama videos, aga ma arvan, et panin selle joonlaua paksuse jagu metsa täpselt. Sest ma mõõtsin niimoodi, vaata. Ja see 0 on siinpool joonlauda. Ehk siis kuskil 18 milli läks puusse. No kuramus. Ja ükski vaataja ei pannud ka tähele see siis meil või? Keegi kommenteerinud, jah. Üks sõber ütles, et kurat vist oli nii. Okei. Aga jah. No nüüd teeb uuesti kõik. No kahtlane värk. Toord, kui see õige mootor sai maha võetud, see sai nii suure hurraaga maha kistud siit, et ega ühtegi otsa ju ära Kuidas tuli meil reast tunni aega maha just? Tuli nii kiiresti maha? Ja ega me siin midagi ära ei märkinud. Mitte midagi ei märkinud ära. Siin kogu see puu oli täiesti ilma mitte millegita. Proovi pärast üles leida, aine. Ma eile mõtlesin, et enne kui see asi nagu prügimäel ära läheb, et igaks juhuks vaataks üle. Ja. No näed, õlirõhk. Siin veel head on. Oho. Gaasiovastika mikrolüliti. Proovi seda täispeaga öelda. Seda ei lähe vaja sinna, kuhu me lähme. Jah. Aga kui ta juba on, siis on. Ja ega mis siit järgi jääb tegelikult? Ma hakkasin vaatama nii. Seda ma veel ei tea, mis see siis on. Seda ma ka ei jõudnud, ma ei viitsinud, seda ma ka ei tea. Mis siin on siis? Segusiiber. Pole vaja. Pole vaja. Minekut sisse, laske temp. No, võiks olla ju. Aga see on aju jaoks, ma arvan. Niisama ei näita midagi, ma arvan, kuskil.
sest ega tol ju näidikut ei ole sisselasketempile. Okei, no seda küll. No, võib-olla saab kasutada. Iseenesest võiks olla nagu nii-öelda sisselasketempli andur ikka. Ei, seda küll, jah. Gaasijoovestega mikrolüüti pole vaja. Minema. Mis see on? Jahutusvedelikku, seda ikkagi võiks panna. No ikka tahaks näha, jah. Õlirõhk jääb. Potentsiomeetri pole vaja. Mis siin järgmisena tuleb? Pritsi reguleerimine mingisugune. No jälle ei ole vaja. Pole vaja. Siin allpool on siis... Ühesõnaga, ma saan aru, et palju ebavajalik kraami on siin. Tühikäiga mootor pole vaja. Ja külmkäivituspiusti pole vaja. Ehk siis mingi a la 2 otsa jääb alles siit. No siis on mõistlik juba see jälle tõmmata, ainult vajalikud asjad alles jätta. Ma arvan küll, mingi ette see tõesti ette võtta. Et see on nagu mõttetu teema, et siuke juurde jätta sinna kapoti alla. Ei jah, kindlasti neid lahtisi otsi pole vaja. Yeah. Ja ma ei tea, kaugele lähevad, eks nad kuskile siia lähevad ja seal ongi kõik nagu. Jah, seal saabki nagu nii-öelda peit ära panna. Mis sa ütlesid, et OM-il ei ole originaalis õlirõhuandurit? Ei ole tõesti, praegu peale vaadates siis justkui on, aga see tuli tegelikult siit. Vaatasin, siin on ju andur olemas, see punn oli tegelikult OM-i küljes enne. Just. Kerisin siit lahti, mõtlesin, et oleks keere sobib. Ja sobis. Ja otse siia sisse panin ainult uue kuradi vaskseibi vahele ja ongi korras. Väga huvitav, et nii töökindel, nii lollikindel mootorid pole vaja õlirõhuandurit või? Nendel uuematel, mis turvakad on, nendel ei olnud jah, vanematel vist on nagu. Väga huvitav. Ma ka ei tea, Tundub kahtlane, aga ma ei leidnud mitte kuskilt nagu, kes teab. Kas see mingi õlitemp ei või olla või? Kindlalt on see rõhk, jah? No see tundub rõhuandur olevat ju. Okei, väga võimalik. Ma ei tea, väga huvitav ühesõnaga. Kui keegi teab, et kas tõesti OM-il ei ole, või nähemalt siuksel OM-il nagu siin meil on. See on siis nii-öelda turvaka pealt. Turvaka pealt just. Kui sellel originaalist, kas tõesti ei ole õlirõhuandurit? Tundub üli veider, aga Jah, ei tea. Okei. Who knows? Võin öelda võrdluseks, et minu Audil on 2 tükki. Ja siis, mis ma vaatasin, et see, mis loeb hooratta pealt, siis ma ei teagi, mille jaoks see täpselt on. Vist on bensukal on ta ilmselt nii-öelda süüte jaoks, ma arvan. Võimalik. Või ma ei kujutagi ette pöörde lugemiseks. Ma loodan, et ühesõnaga need andurid on mõlemal ühesugused, kuigi välja näevad erinevad, siis ta sobib siia sisse. Nii et ma loodan, et äkki saab seda ka ära kasutada, kuigi see tegelikult ühendub siia sellesse kuradi, ma ei tea, mingi süüteblokk või mis ta on siin. Et kuidas ta tahokasse see info saada, seda ma veel ei tea. Kellelgi mingid ideid on, siis võib jagada neid. Et ilmselt kuidagi selle signaali saab ilmselt ära konvertida. Mis andur see praegu on käes, et seletame ära? Sul on nüüd see tuli nüüd selle bensuka pealt, on ju? Jaa, aga mõlemal neil on ühes kohas need ühesugused. Ta loeb, siin on vaata taga on üks hammas, ma ei tea, kas sa näed. Tead, ma arvan, see on selle triggeri lugemiseks, et süüte nurka panna. Mul Audil oli ka originaalis samasugune. Diislal on ka? On olemas või? No näed, sellel on ju küljes. Siis on äkki Dislal on pöörde lugemiseks ja... Võimalik, jah. No ma loodangi, et äkki saab selle pealt pöörded panna. Okei, no võib-olla tõesti. Et saab äkki selle signaali kuidagi ära muundada niimoodi. Ma ei tea, kas ta muidugi bensuka sellele sobib. Või saab võtta keneka pealt. Keneka pealt vist lollikindlam, aga eks vaatame, kui me jõuame sinni. Mõtlen välja kunagi. Muidugi. Mis veel head oli? Selle peab ümber tõstma. Selline see roolivõimu potsika. Roolivõimu pump, jah. Esiti 2 põhjust, miks seda teha on vaja, sest see potsku jääb ette siin. Sest tollel vist on teistsuguse asetusega. Ehk siis see radika toru tuleb üldiselt suht täpselt siia kuskile. Ja teed mingi lisaradika ka või? Või sellel on juba või? Sa mõtled nii kaugel ette. No muidugi. Mul kõik läbi käidud teesin Audi kapotti all. Mul ka alguses ei olnud, kuradi, ja muidu hakkas kägisema see roolivõim. Roolivõimul sa mõtled? Jah, see on roolivõimu oma või mille oma see on? Ei, see roolivõimu oma, lihtsalt ma räägin jahutusradika torule tuleb siia kohta. Okei. Ma mõtlesin, kas sa teed sellele roolivõimule ka lisaradika? Ei, no võib ju teha, vaadata. Pole väga keeruline. Mul on seal, minul on AliExpressi 12 radika sees. Ja ma arvangi, et ega sinna mingi kallist ei ole vaja panna. Ei ole. Siis on juba, siin on teised ühendused nagu, tolle E-klassi ühendused, et siis on juba lihtne see ka, et saab kõik need, pea midagi ümber heitnama, saab see roolivõimu otse külge ühendada ja ongi korras. Nii ongi, jah. Tuleb nüüd puurima hakata. Nii, esimene samm, mis me nüüd tegema hakkame siis? Puurin need koonused ära sinna flansi sisse. Just, et see läks peitu. Siis saab panna ta otse siia külge, siis mõõdan hooratta nüüd paksus ära, mis ta päriselt tuleb nüüd. Siis võrreldame sellega, mis tookord kirja sai. Siis tuleb midagi sarnast või on mingi täiesti teine number. Ja, sa pead hakkama kiiresti hooratast tegema, et see järgmine puuduole komponent, mis takistab kõike. Jah.
no tegelikult samal ajal, kui ooratus valmib, saab kõiki muid asju teha, sest et saab ju kasti külge tõmmata siia ja kõik, kardaani pikkus on muidugi, ja kõik muud asjad saab ära kõik teha tegelikult. jah, salongis saab ära teha ja kõik asjad saab. Et see nagu selle taga ootama ei pea enam. Okei, seda küll jah. Siis progressi saab teha vähemalt. Ma arvan, et ja siis kui ooratus on mõõdetud, siis ma võtan ikkagi salongi täiesti lahti, armatuuri täiesti eest ära, et sul keevitama peab hakkama niikuinii, siis parem, kui seal ei ole mingit asju ees. Oleme kõik neid YouTube'i videosid näinud, nii et kui mingi venna keevitab auto all, nii et ja siis on sees on väikene tulekahi. Põleb kuuski, põleb tuba. Lõhnakuused võtame ära siis. No eks parem on teha ka vaata ruumi rohkem ja ei, muidugi, jah. Seal ilmselt tuleb veel lõikuda niikuinii. See on vähe mõnus, siis võib-olla saab siin proovida nende asjadega ka, pido küljest ära võtta eraldi, vaadata, proovida. Jah, täpselt. Äkki saab trelli otsas kuidagi. Siis hakkab pöördeid lugema või äkka nagu. Jah, väga hea. Nii palju praegu sellest. Korralik update Mersule nüüd ja siis on ainult tegutsemine. Kuule, aga üks tähtis asi vahelduseks, enne kui tööle hakkame. Just. 3000 sai täis. Loosime. Mis me loosime? Me arutasime, me ei suutnud välja mõelda. Ainuke asi, mille peale me seisma jäime, oli siis 3 pusa või? No 3 pusa jah, kuna särki oleks veits veider nagu sügisel. Enne talve ja suht siukene juba külm on väljas, ega särgiga enam tegelikult ei ole garaažis. Ja, pusa. Ja võitja... 3 tükki, iga 1000 eest 1 pusa. Just, ja võitja võib valida, et kas ta halli või musta siis. Ja, muidugi. Suurus saab ka valida isegi. Ja, täpselt, suurus ka valida. Kõike saab. Aga mis tingimusteks paneme siis, nagu ikka? Jah, paneme siis, et peab olema suupind kindlasti. Laikinud videot, paneme kommentaari siis 3 tonni. Teeme kõik kommentaarid loevad, võite ükskõik midagi kommenteerida. Jaa, võite ükskõik mida kommenteerida, kirjutage ükskõik mida. Ma valime lihtsalt kõikide kommentaaride seast ühe võitja välja. Ja nii ongi. Kirjutage, mis tahate. Kirjutage 3000 või kirjutage, et... Või kommenteerige videot. Jah, ja kirjutage, et ma ei tea, Mersu on äge ja kupee mõttetu või mingi siuke asi. See sobib ka. Okei, hakkame tööle nüüd. Jah, davai. Aga kuna loosime? No aga siis, kui... No aga järgmises videos siis või? Järgmises videos, väga lihtne. Jah, järgmises videos loosime, sest nüüd tuleb video välja ja siis kui järgmine video tuleb, siis meil on ju eelmise video kõik on nagu nii-öelda vaadatud. Kõik on üle meie videod ilusti ära vaadanud. Millal me ikka siis loosime? Jah, järgmine kord. Teeme kiiresti. Jah, teeme kiiresti ära. Ärge magage maha, nii et kohe tuleb ära kommenteerida ja likeida ja subscribe'ida. Me postame Instasse ka selle, et peate minema sinna video alla siis kommenteerima meile. Kuulge, aga okei. Pikk jutt. Ma hakkan tööle siis. Pane kohvi käima. Ma panen kohvi käima. Kuidas? Teise käega jooma seda. Muidu paremas. Või tähendab vasakus. Ma ei tea, kumba pidi sa hoiad. Ma ei tea, mina hoian paremas. Tavaliselt ikka. Kuulge, aga meil on siin mõned uued testitooted ka siis. Päris ägedad näevad välja, siuksed robustsed, nagu garaažimeest tassid ikka. Siin on ikka korralik see... Saab vöökülgi riputada, kui vaja on. Just. Mikri kõrvale kohe. Kurt, see ei ole hea koht. Siia panna. Noh, idekas ju. Siukene õige matka ja garaažimehe tass. Et kui keegi tunneb, et tal võiks ka siuke tass olla, siis võite kirjutada. Et me müügis ei ole. Need on esimesed proovikad alles, 2 erinevat. See vist tundub ikka parem olevat kui all black nagu. See kiri veits kaob ära siit see värv. Sul seal mustaga mingi teema. Võib-olla. Aga pusa sulle meeldib hall jälle rohkem. Seda küll, mulle ka. Ma neid ei teagi. Aga see on ka vaata halli pusa moodi rohkem. On. Hall pusa ongi täpselt siuke. See on täpselt hall pusa ju, üks ühele. Nii et ühesõnaga testikad, kui kellegi on huvi, siis kirjutage, et seda võibki video kommentaari panna. Et kui tass meeldib, siis me teeme mõned ja paneme müüki. Kuule, aga ei läinud vist 10 minutitki või? Ei läinud 3 päevaga, jah. Millega tegid või mis sul oli mingi spetspuur või? Need on üsna kallid. On jah? Nendega palun mitte kivi puurida. Okei. Et mingi spetsom valu puurida? See on lihtsalt see kuradi senker või kuidas see nimetas, koonuspuur. Okay. Teeb ilusti 90 kraadi augu. Nice. Peaksid ääred veel üle laskma korra liivaka. On jah, siin ma tunnen ka, et siis võib külge panna. Vajaks veel lõppu lihvi. Kuule, aga siis on ainult külge keeramine, jah? Jah. Poldi keeramine. Ühendame siis 2 asja oma vahel ära. Need on juba koos olnud, aga nii tugevat sidet nende vahel kordagi olnud ei ole. Ei ole tõesti. Ja siis vist peame natuke Mersut liigutama või ei pea? Tegelikult ei pea vist. Vast saame hakkama. Jaa, on tõste jälle järjekordselt. 5 kord on.
ma arvan, mingi 5 või 6 kindlasti. Me ikka seal loksutasime sisse-välja ikka mitu korda vahepeal. Ja päris mitu korda ikka tehtud, jah. Millal see video oli? Millal me tegime selle video, kui Mersul sai OM kapoti alla? Niimoodi, et kapott läks kinni. Kas see on mitte mingi... see oli vist ikka kevadel kunagi. See oli kevadel, jah, minu meelest. See oli ikka väga-väga... Eelmise aasta lõpus me võtsime selle OM-i selle kuradi sedaani pealt maha. Just. Lukksedaani. Mul on 4 tassi. Jah, midagi taolist oli küll. Aeg lendab nii kiirelt, et... Kohe on jälle jõulud põhimõtteliselt. Ega see midagi enam jäänud ei ole. Ja siis peame hakkama juba uueks hooajaks valmistuma. Peame tegema uue suure tabeli sinna seina peale. Ja me juba mõtlesimegi, et meil on kõik hästi toppis nüüd. Jah. Sest et ega see aasta päris mitu võistlust ju kattus tegelikult. Väga mitu võistlust kattus. No ma ei tea muidugi, kas seda kõigis osa võtta ka, nagu kõigis võistlustest. No. Vaatasin, palju olid mingi Lätis, Leedus ka näiteks. No, ma ei kujuta ette, kui palju sa reisida tahad, aga jah. Huvi pärast vaadata palju, tegelikult ega vist kui nii vaadates võib-olla väga palju ei kattunudki. Siin avalaksul ei kattunud. No avalaks oleks isegi olnud vaata koos põhimõtteliselt meil. Ja siin kattus. Jah. Siin kattus. Need ei kattunud. Kuule, võib-olla saame isegi ju täitsa... Minu meelest vist drifti ja träägi mehed ikka arvestavad üksteisega. Minust Finals ajal oli küll mingi drifti võistlus. Ja Finals ajal oli minu meelest Kulbilohus. Ja. Ei, oota, Kulbilohus oli miili ajal minu meelest. Või mingisuguse üks ajal, kus... Finals ajal oli ka midagi. Oli küll jah, mingi üritus oli, aga see oli minu meelest, see ei olnud Eestis. Võib-olla ei olnud jah. No ühesõnaga siin on mingi kattuvused, aga kõik kattu ka, et võib-olla saame hakkama. Super. See oli mingid finaalid olid ju minu meelest. Kuskil seal Kehalas, kui ma ei eksi. Oli mingi sõit käis. Anyway, jah. Võib-olla saame hakkama, võib-olla ei saa, ootame kalendri ära. Jaa, just. Ja siis vaatame, palju asju juurde on vaja. Grilli kindlasti. Ja grill on tähtis. Teise ballooniga ostme. Kulutused raisk. Kui sa mulle koort ka panid või? Ei, ma ei pannud sulle koort. Iga mis ma ei visa oma koore. No eks ta läheb eespoolt kitsamaks ka muidugi, aga veits on vaja ikka lihvida. Selle ma tegin natuke mööda. Senikaua pullime siin, kuni ükskord see kast siin põrandal on. Ribadeks. Praegu muidugi siit on tiftid ka puudu, tegelikult on positsioneerimistiftid tulevad ka, et... Kurat, kui raske see käigukast, mis fuck'i? See võib ka olla, Panen vahepeal kaamera käima siis. Mis esimene hinnang on? Seekord läks kuidagi vaevaliselt sisse. Väga vaevaliselt läks. Et siin, ma võtan tule ka. Juba kaamera pilt on hägune kergelt. Nii. Ega siin nagu otseselt midagi rõõmustavat ei ole. Tuleb hakata igalt poolt näksima. Et siin on juba see flant seal. Vahel on juba üsna nibin-nabin. Siin pool veel ruumi all. Flantsi saab ilusti väiksemaks lõigata. Aga käpa peal juba on käpp on õiges kohas või veel ei ole vist või? Tahaks ka natuke tahapoole veel, jah. Aga siinpool, no veel mingi gramm on tulemüüri vahel. Veel midagi nagu on. Siin on üks plekk takistab, aga see on vist suht savi. Sumpsi plekk ta on suva. Jah. Siit äkki tulemüüri tuleb natuke heksida. Kuigi tegelikult siin on ka suht palju ruumi praegu. Et pigem see flants praegu natukene jääb ette. Seal tuleb siit-sealt natuke kohendada. Käigukast, seal on ka mingid kuradi nagad. Tegelikult vist juba ammu rääksime. Võtaks maha lõigata. Need on endist maha lõikamata. Näed, siin pool on üks sükke. Ja. Teisel pool samasugune. Need segavad, jah? Neid ei ole otseselt küll siin vaja. Siis saab juba selle asja siia suht normaalseks ära. Aga flants iseenesest nagu mahub või? Mahub vist küll, jah. Aga siis ju otseselt kõige hullem ei ole või? Ei ole, jah. Aga eks ikka armatur eest ära. See on natuke lihtsam. See on mingi immoboks tundub olevat. Mingi aftermarket. Aga ma ei tea, kas on vaja armatuuri või on. Ei, no jah, kui sa hakkad seda tunnelit siin keevitama just, siis küll, jah. Või kui seda pollitavad lahendust. Kui pollitava lahendus teed, siis on savi. No ikka, ega siia tuleb ju, isegi kui pollitav tuleb, ega siis need põhitalat tuleb ikka keevitada. Okei, seda küll, jah. Votak. No jah, mis ma oskan öelda siin sul... Tööd jagub. Jah, täpselt. Kui sa paned sama palju effortit sisse, nagu sa siksi paned sisse, siis ega see väga varsti on valmis. Surud või? Jaa, võib-olla tõesti, jah. Okei. Aga mulle tundub, et mitte midagi ületamatut sinu jaoks. Ei noh, ennegi tehtud ju. Yeah. Ma ei tea, kas... Plekitöid oled juba ennem teinud ju. Ei, ma mõtlen, kas seda kasti on just pandud siia vahele, sellele kerele. Seda konkreetset kasti või? Jah. Seda ma ei tea.
aga mootorit on ju pandud vahele, nii et kuidagi ta on saadud siia vahele, nii et okei, aga vähemalt verifitseerisime, et flanš on ilusti istub ja töö tegid korralikku, seal vist üks auk oli vaja puurde veel lisaks või? jaa, aga selle ma jätsin ise. Teadlikult jah? Jaa. Okei. Ja nibin-nabin siis mõnest kohast on vaja siis naksata ka, onju. Seda nii-öelda, et selle starteri kohta siis siit võib-olla ümber ka mõnest kohast, aga muidu vist väga. Siin nagu nii-öelda, no ütleme nii, et seal on ka ikka nagu nibin-nabin, et võib-olla siit pealt poolt ka veidikene ära. Sinna läheb mingi õlekõrs läheb vahele praegu. Ja ei tasub võtta vähemaks natuke. Jah, aga mujalt nagu mujal on igal pool on nagu tohu ja ruumi, et see on täitsa savi. Vinge värk, progress jälle, progress. Tundub, et mootor on ka nii kõrgel kuidagi. Asendan vale. Asendan vale, jah. Mulle tundub, et see kast ei lähe täitsa ülesse praegu. Nagu nii-öelda ta jääb takistama ikka sinna mingil määral. Ära ka poti mulki lase nüüd. Jep. Nina tuleb kõvasti alla poole seda. Muidugi noh, ütleme nii, siin all on ka päris hullult ruumi. Mootorit saab veits alla poole lasta praegu. Kindlasti. Ja ma ütlen, seda kast, enne ta läks kinni ju. Et see kast takistab praegu ja ta läheb igal poole vastu seal all. Seda see võib-olla peadki siin hakkama jaurama. Ma ei teagi, võib-olla siin parem tõstuki peal teha, võib-olla ei ole. Meie tõstuki peal vist mitte. Ma ei tea, mis see tõstuk mulle annab praegu nagu. See vist enamik tööd on salongis, nagu mul tundub. Pead lihtsalt hakkama naksima siin järjest. Tegelikult siis tuleb ruumi ka juurde, kui nina alla poole läheb. Jaa, kindlasti tuleb juurde. See tulemüüril tuleb kohe ruumi juurde, et siin järjest ta kohe, mida rohkem all lasime, seda rohkem tulemüüril tuli seda juurde, et kast on praegu liiga all ja ta on nagu sihukene sitas asendis ühesõnaga. Nii, aga Karl hakkab siin kaamera välis nüüd näppude tööd andma või? Või paned GoPro käima vahepeal sinna? Vahepeal ikka paneb midagi käima. Muidugi. Kõva keevitus ja kõva siis plekitööd hakkavad pihta põhimõtteliselt. Keevitusaparaadi ostma. Jah, nüüd hakkab see igavam osa tegelikult pihta. Ei hakka just huvitav ju. No nüüd hakkab see osa pihta, et kus paljudel projektid pooleli jäävad tegelikult. Et see on see, kus on vaja hakata sobitama ja möllama ja sihukest peentööd tegema. Et see võib-olla on see, et kus palju progressi näha pole, aga tööd on väga palju. Jaa, võib olla küll nii. Aga ma loodan, et jääb pooleli. Ei jää. Kus ta jääb? Kuule, meil on nii palju surujaid juba, kõik suruvad siin. Ma ei julge isegi jätta pooleli. Täpselt. Saaks niimoodi puid alla ja kuradi Ansub soivitakse kohe, kanali kohe priigasti tõsta. See alguse sai selle Mersu teemaga, siis kurat peab selle ära tegema. Kus me pääseme? Täpselt. Kuule, aga järgmine nädalavahetus on meil ka siis üks niisugune ootamatu plaanivärine üritus või? Nojah, tehti üks kiire niisugune piibedrääg või, aga see ma vaatasin. Täitsa ametlik. Jah, aga see on 1/80 miili ka. Lühike, jah? Suht lihikene, et ma saan vist 3. käigu sisse ja siis juba pidurdamine. Aga mis aega sõita tahad? Ma ei kujuta ette, mis selle 80 peal sõita saab. Vaata, mis siin ajad näitavad? No üks asi, mida me teame, et tänava peal liigub see pill paremini. Mis see 1/80 on? Siin mingid jalgadest ka mingi... 660 on vist või? Ma ei saa nendest banaanidest aru. 660 fiiti minu meelest on äkki või? Et kui ma ei eksi, siis... 7, jah. See peaks olema selle... 80 aeg. 800 meetrit täna või? Ei. Loll. 13-20 jalga on veerand miili. Ehk siis 660 peaks olema 1/80 miili. Jaa, on jah. Just. Mingi kiiresti alla 7. Alla 7 kindlasti, jah. No me oleme juba testinud, et tänaval. Aga ma proovin selleks, et saaks uue vana vedrustuse jälle alla saada. Et meil jõudsid need vedrud koha tegelikult, pehme vedrud. Kas nüüd läheb jälle kuradi kollid alla või? No tegelikult võiks selle ühe proovi veel anda, et kui tõesti ei tööta selle auto all, siis paneme müüki. Ehk siis läheme kiireks läheb jälle ju? Ei lähe. On sul käpas see asi juba? No siin ma arvan, et üksi tehes mul läheb, ma usun, mingi 4 tundi äkki või? Siis peab sillast endi jälle minema. Jah, ühesõnaga siis sillast endi teeme uuesti. Tegelikult oli see, et midagi väga paigast ei olnudki, et nagu mingi väga mõned sekundid olid paigast ära. Et kraadidega isegi ei olnud, ühtegi kraadi paigast ära ei olnud, et siin nagu vahepeal mõned sükased nagu olid paigast ära. Nii hea silmaga mehed juba. Üks siin kinni lahti ja tunn 40 ja oot sisse välja. Aga ma ei tea, lõpetame praegu või? Davai. Ärge siis unustage kommenteerida, likeida ja subscribe ida. Kes tahab pusa? Et 3 pusa on ära andmisel, siuksed või siis, minu oma on üleval, ma praegu ei saa näidata. Ja siis kommenteerige ja järgmine laupäev siis, mis oli 25. Või 6 või 5. Jah, 25 oleme siis jälle uue setupiga, proovime siis piibel ketsi teha natukene. Davai, ega midagi, näeme järgmine kord. Olgu.